Tervist! Minu nimi on Jürgen Lohe. Räägin enda laboritööst. Esmalt teooria. Ohmi seadus. Ohmi seadus ütleb, et vool läbi takistuse on võrdeline pingega ja takistusega. Energia jäävuse seadus. Energia jäävuse seadus ütleb, et suletud süsteemis ei teki ega kao energiat, vaid energia muundub ühest vormilt teise. Maksimaalse võimsuse ülekande teoreem. See teoreem ütleb, et maksimaalne võimsus edastatakse koormusele siis, kui koormuse takistus on võrdne allika sisetakistusega. Katsekäigus kontrollisin, kas takistus R23 on võrdeline R1-ga ja kas see annab maksimaalse võimsuse ülekande. Katseseadmed ja käigud. Katsel kasutasin seal antud seadmed olid toiteallikas, digitaalne multimeeter, ampermeeter, takistused ning lüliti. Katsekäik oli selline, et esmalt oli meil seadmete ettevalmistus. Panime toiteallika ja multimeetri tööle ning paigaldasime ampermeetri. Mõõtmisprotsess käis niimoodi, et tegime katseid 6 erineva pingega, mis olid 5 kuni 10 voldini ning iga pinge juures vaatasime andmeid nii suletud kui ka avatud lülitiga. Arvutused ja tulemused. Katse käigus kasutasime Ohmi seadust, võimsuse arvutamist ja teisi mõõdetud väärtusi. Tulemused näitasid, et takistused püsisid stabiilsena kogu pinge piirkonnas, mis kinnitab Ohmi seaduse kehtivust. Kõrvalkalded takistustel olid alla 1%, mis on mõõteriistade täpsuse piires. Järeldused. Kõige olulisem järeldus, mille tegin, on see, et sisendvõimsus oli väga lähedane tarbitud võimsuse ja kaduvõimsuse summale. Arvutused kinnitasid, et energia jäävuse seadus kehtis katsekäigus. Kogu süsteemi antud võimsus võrdus tarbitud ja kadunud võimsuse summaga. Kokkuvõttelt, katsekäigus nähtud tulemused tõestasid, et süsteem toimis nagu eeldatud ja kinnitas teoreetilisi väärtusi praktiliselt. Kõik mõõtmised ja arvutused olid kooskõlas teooriaga ning andsid usaldusväärsed tulemused. Aitäh kuulamast ja viited!